Tervist, mina olen Maitu Tund, doktor Maitu Tund. Ja tänases Elukooli-tunnis ma räägin teile ebapopulaarsetest põhjustest, miks või miks mitte kanda maski. Tere tulemast mu fucking elukooli. Hakkame kohe pihta siis positiivsetest külgedest. Ja ongi idee ehk siis identifitseerimine. Näiteks, kui sa käid poes, siis inimesed ei tunne sind ära, kuna sul on mask peas. Ja miks see on hea? See on hea sellepärast, et sa ei pea enam riidet vahetama. Sa võid oma samaste kuradi hallide, jobiste dressipükstega minna poodi ja keegi ei tea, kes see kalkar on. Ja sa ei pea enam linnariidet selga panema, sa saad rahulikult koduriietega käia igal pool. Samuti võib see olla ka miinus, sellepärast et kui sa lähed tänaval mingi jorsi juurde ja talt suitsu küsima, siis võib välja tulla hoopis see, et sa oled sel tüübile raha võlgu. Ja seda me keegi ei taha. Oht. Kindlasti oht. Väidetavalt on siis maski kandmine ohtlik sinule, kuigi ei ole. Sellepärast, et kui maski kandmine oleks ohtlik, siis oleks paljud inimesed, kes kannavad maski igapäevaselt, ammu välja surnud. Noh, nagu näiteks meditsiinitöötajad, mesinikud, pulbervärvijad, timukad, vargad, gängsterid, maskis lauljad, keevitajad ja nii edasi. Aga ei, nad on kõik elus. Peale timukate, sest seda ametit ei ole enam vist. Õnne, vangla. Ei. Ja välimus siis. No räägitakse, et maskid on koledad, see rikub su välimust. Ei, olgem ausad. Paljud inimesed peaksidki maski kandma ka kodus ja igal pool, sest see teeb neid lihtsalt ilusamaks. Paljud inimesed on maskiga ilusamad. Plus naistel on palju kergem, sa pead nüüd vähem meikima, sul on ainult silmad näha, ehk siis su nägu on varjatud ja sa pead ainult tegelema nende kutsikottidega, mis su silma all on. Palju lihtsam. Ja noh, meeste jaoks kahjuks siin ei ole nagu nii midagi parandada, nii et väga vahet ei ole. Ja inetud. Arvatakse, et maskid on inetud. Maskid ei ole inetud. Väga palju ilusaid maske on. Maske on erisuguseid. Mul on ka siin maske. Noh, tavaline mask muidugi, siis on siuksed huvitavad maskid. Ja noh, siis on sellised punased maskid. Ja maski on igasugu erinevaid värve ja toone. Ja värve ka. Ei ole inetud, on ilusad maske. On ka inetud maske loomulikult, aga noh, paljud on ilusad. Ja ohtude juures ma tahtsin seda öelda, et teine oht on see samuti, et noh, paljud maskid teevad inimesi ilusamaks, aga ka koledaid inimesi teevad maskid ilusamaks. Ehk siis, kui sa näed mõnda kena pihvi seal puuviljaleti juures, sest olgem ausad, kus sa tänapäeval mujal enam teisi inimesi kohtad, kui mitte Konsumis. Aga hiljem ta võtab maski peast ära ja ta ei tundugi enam nii ilus. Aga nagu Genka ütles, selleks on meil ju paberkotid. Kõrvad siis, jah. Ja üks miinus asi on ka see, et kui sa 10 aastat järjest maski kannad, siis su kõrvad venivad välja ja sa näed välja nagu professionaalne maadleja. Plus see võib olla ka pluss tulbas, sellepärast et sa näed välja nagu sa valdaksid võitluskunste. Mitte küll need idamaiseid, aga mingid võitluskunste. Kuritegevus kindlasti, miks on kuritegevus plusside all? Sellepärast, et no oletama, et sa lähed panka röövima või tanklat, poodi, kino või mis iganes su lemmikkohta, mida röövida on, aga sa oled autos, sa pead enne maski pähe panema ja siis hoonesse sisenema, aga siis juba kõik näevad ja saavad aru, et sa tuled seda röövima ja siis müüja saab leidi alt juba pumba klikk ära laadida ja ootab sind. Ja see ei meeldiks ilmselt kummagile osapoolele. Aga kui sul on ju mask peas, sa oled poes pangas, kus igast kõnnid ringi ja ütled teile, tervist, palun andke mulle kõik sularaha kassast, pudel viskit ja pakk suitsu. Ei, 2 raudselt ma ei taha sellega, aitäh ja siis oledki oma teel ja kõik osapooled on õnnelikud. Noh, peale omaniku muidugi. Nii et põhimõtteliselt, mis ma tahan öelda, on see, et tegelikult saame ka kõikidest negatiivsetest külgedest teha positiivsed küljed. Sest olgem ausad, kui sa käid korra poes 15 minutit maski kandmine, see ei ole raske. Jõutõmme on raske. Maski kandmine kindlasti mitte. Ja selle koha peal võtakski tänase tunni kokku ja vaadake meid ka järgmine kord, kui ma näitan teile, kuidas tuberkuloosi ravida. Mina tänan.